Sa oled väärtuslik. 2024.07.22. Kallis, nii kaua kui lahterdad emotsioone positiivseteks ja negatiivseteks, nii kaua oled hinnangute lõksus. Emotsioonid kerkivad kehatunde pealt või siis sa mõtled endale emotsiooni ise välja, seda endas läbi tundmata. Need kaks on täiesti erinevad teed, kuid ühe ja sama mündi kaks külge. Sa ei saa kehasse talletunud alateadlikke kehatundeid muidu tunda, kui sa ei luba emotsioonil kerkida ega vaata selle alla ning tegutsed, et kehasse taas ruum lubada. Või siis saad, kui tajud kehas iga millimeetrit. Siis pole sul vaja enam emotsioonide abi kasutada. Minus igal juhul on ka pimealad. Ja siis ma vajan emotsioone, et neid endas valgustada. Äratundmisele järgneb tegu. Kui räägime keha põhivajadustest ehk elementidest, ruum, õhk, tuli, vesi, maa. Sa jääd lõksu, kui keelad endal tunda midagi, mille oled alamaks, valeks ning negatiivseks sildistanud. No sa ei tunne seda hoiakut endas veel, ei tunne seda kehatunnet ära ja kannatad sisimas. Oled uhkelt sellest negatiivsest tundest üle, sest sa ei tunnista selle olemasolu. Jah, tõsi. Kui su keha on omaks võetud just sellisena, nagu see hetkel on, sa hoolitsed tema eest parimal võimalikul viisil. Sa liigud vitaalselt ning nõtkelt, oled maandatud, teadlik, su hingamine on pikk ja rahulik, su meel vaikne, siis su halvustav mõte võib tekitada kehas lisapinge. See takistab elu voolamise. Sa hakkad kontrollima, aga kui su meel on rahulik, siis seal puudub hinnang su kehale või olevale olukorrale. Sa lihtsalt ei tee enam kahju endale. Sa suunad oma energia elusse. Me ei saa oma kehast mööda. Siin on su hoiakud. Ehk siis, kui kasutad selle antud keha ära ja ta pingele vastu ei pea, siis kerkib emotsioon, mis ütleb, et oled kurb, oled kokku surutud ja ei jaksa sellest kohast end vahetult vabaks hingata. Aga miks sa nõuad seda endalt? Miks sa ise enda sees võitluse ja viha tekitad? On vaja eristada, kuidas me endale kannatuse tekitame. On vaja saada iseenda meistriks. Tee, mis sobib ühele, ei sobi teisele. See pole paik, kus end õigemaks või valemaks pidada ning vaielda. Hakka parem oma keha kuulama ja sa näed, mis saab sündida. Meil tuleb ise õppida eristama seda, mis meid kaevule otse allikasse juhatab. Siin pole võistlust. Siin on elamine, teisi ja iseennast kahjustamata ning olevate omadustega rahus. Ja sa ei allu provokatsioonile, et kui sa nii pole või seda ei tee, siis sa pole või oled. Kallis, ära mängi seda mängu iseendaga, siis väline rahuneb ka. Sina oled meister, elu on su valinud, sa oled väärtuslik, elu on siin.